Andre, sa oled otsustanud mänge varemgi, paistnud mängudes väga teravalt silma sellises kontekstis vist küll esimest korda. Kindlasti jah, esimest korda, et selline situatsioon juhtus, et eks tuleb video pealt üle vaadata, mis seal isegi täpselt oli, et mina seal nagu mängus väga aru ei saanud, et kohtunikud seal midagi nägid ja tuli selline skandaalne mäng, võib öelda jälle. Konkreetne löögiliigutus olla seal korduse järgi siiski olemas olnud, sa ise ajakirjanikele siin saamal tunnistasid, et sa ise seda ei tundnud. No eks seal värava eest see sagemine on alati, et niisugune pukslemine käib ja eks väravaid ikka proovivad endale teed vabaks teha ja mingid nagu löögid, et selles mõttes, et mingit niisugust tugevat kuskile selga, keegi seal midagi võib-olla lõi midagi, aga noh, midagi ma seal ei tundnud sellist. Draama jätkus poolajal koridoris. Jätkus jah, et kahjuks sain ka siin mängu jooksul mitte millegi eest selle kollase kaardi ka, et jääb mäng ka selle tõttu veel vahele, et vastastel oli Antonovil täpselt sama olukord, et nagu ka mitte midagi nagu ei teinud, onju. Aga jah, kahjuks jah, ta oli peale millegipärast nagu väga kuri ja ootas mind seal poole ajal, et mehed tulid vahele. Viimane mäng Paidega on jäänud veel, seal sina ise mängida ei saa, kaasas oled sa seal kindlasti, sellepärast et üks metallist ese antakse seal üle. Ei, muidugi olen kaasas ja tõmban vormi ka selga et kahjuks väljakule ei pääse, aga järgmine nädal jah, saame selle karika ette, et siis saame selle täie rõõmu veel seal välja elada. Tänud, jõudu! Norbert, hooaja tipp nii tulemuse kui emotsiooni mõttes. Meeskond tuli Kadriorust ära 2-0 võiduga, 10 aastat needust fännide jaoks murtud. Võta mäng kokku. No, mäng oli selline päris tugev võitlusega, et mängu algus siin oli näha, et mõned meeskond tahtsid selgelt väravat lüüa ja mõnel pool neid võimalusi oli, et Levadia mängis selline kõiki neid häid palle sinna ette ja me natuke lihtsalt lasime keskkaitstel seda palli sinna ette mängida, et teine poolega oli plaanis seda natukene muuta, aga punane muutis kogu mängu. Ja siis teine poolega mingil hetkel me alustasime hästi, aga siis lasime natukene pehmeks selle kaitsetöö ja need kümnekesi muutus meile päris ohtlikuks, aga hea on see, et tekkis meil enda selle läbi võimalusi ja lõime ära ka, nii et eks ta selline keeruline mäng oli, aga jah, mul au meestele, et suutsid meile selle tähtsa võidu tuua. Emotsioonidega toimetuleku tähtsust oled sa ise väga palju rõhutanud ja väga tihti rääkinud sellest. Tänane oli elav näide sellest, mis juhtub siis, kui emotsioonid käest ära lähevad. Kuidas sellises mängus, kus vastasmeeskond mängib suhteliselt jõuliselt, juhtuvad sellised intsidendid, nagu vastaste värava vahiga juhtus, kuidas sellistes mängudes meeskond ise rahulikuks jätta? No, eks hakkab ka kõigepealt üldine pilt, ma arvan, pihta nagu ka treenerite tiimist, et milliste väliste tegurite peale meie nagu ärritume, et kus selline närvilisus juba sisse tuleb. Teine asi muidugi see siis mängus sees ja, et eks mängijad tuleb nagu õigel ajal suhelda, et kuidas selliseks mänguks valmis on ja ega me seda intsidenti ise ei näinud, et aga ütleme, me oma mängijatega kindlasti poolel ka rääkisime üle seda, et me ütleme oma mängus kinni olla, et vastane mingil hetkel võib-olla hakkab mängima liiga palju näiteks meie mängijate suunas seda mängu, mitte palli suunas, et hakatakse lõhkuma, et siis tuleb nagu pigem oma mängu säilitada ja eks sellised pisiasjad nagu tuleb meeskonna öelda, kui sa näed, et kuskilt hakkab midagi nagu minema ja hargnema, et ja mul selles on hea meel, et me suutsime ikkagi oma mängule nagu truuks jääda ja keskendusime ikkagi sellele, mis toimub väljaku peal. Lõpetuseks täna lõi värava Brent Lepistu, kes meeskonnaga nii-öelda liitus poole hooaja pealt, ettevalmistust kaasa teha ei saanud. Paljudele ja tihti tundus natukene arusaamatu sinu suur usaldus Brendi suhtes, kui ta tuli ja hakkas kohe mängima. Et tänane mäng oli sellele krooniks. Tagantjärgi võid ehk pisut kirjeldada, kuidas sa Brenti nägid tollel hetkel, kui ta sai hakata meeskonnaga uuesti treenima ja millele siis sinu usaldus rajanes? Ta oli esiteks tollel hetkel oli meil meeskond küllalt tugeva koormuse all olnud, ta oli lihtsalt paraku kõige sõjast tulles nagu mingis osas jalgpalli värske mängija, et ei saa öelda, et tal pole koormust seal olnud, aga ta oli nagu värske mängija ennekõike. Teisalt ta oli selline tugev ja jõuline ja trennis oli nagu enesekindel, ta oli nii suur pallinälg, et ta tahtis nagu mängida. Ma arvan, see nagu mängis kokku sellel hetkel lihtsalt, et ta sai nagu kasutada. Skeemist ta nagu ei olnud kõige paremini sees, aga tol hetkel me kasutasime rasket hetkel ära selle, kus võib-olla meil oligi raske oma skeemi peale suruda oma mängupilti.
ja ta on olnud ikkagi väga kohustundlik ja tõsine võitleja ja eks ta ongi võidelnud ennast sinna mängu nagu sisse ja trendis nagu tõesti tahab ennast parimani, et teda nagu üle mängida tähendab seda, et teist mängijad peavad nagu ka kõvasti pingutama, et ta tõstab seda treeningu taset ja meil on nagu kõhklust, et just eriti kaitse nüanssides teda nagu väljakule panna ja mul on hea meel et ta ennast nagu õigustas nende käikudega. Ja lõpetuseks 7. november Paide viimasele mängule Paidega järgnevad koondise pausid, nii noortekoondised kui A-koondis. Meiegi mehi sinna mitmeid minemas. Milliseid muudatusi Paide viimaseks mänguks, millest midagi sisuliselt enam ei sõltu meeskonna rivistuses oodata võib? Vara öelda, sest et me peame üle vaatama homme ikkagi, mis meie read on nii-öelda, et mingid mängijad juba olid väljas siin, Mihkel Schlein ja Kuussev, et mingis mõttes see koosseis pandi meil ise paika sellega, et meil saab olema järgmine mäng samasugune, ma usun, et ennekõike peame vaatama üle, kes meil üldse alles on, kes mis seisus on, kelle palju koormus saab anda, sest koormus on kuhjunud siin mingite mängijatele on näha seda ja mõni mängija võtab oma minutid nagu vaikselt juurde, nagu Alliku ütleme, et praegu ma arvan öelda, aga kindlasti mõned muutused tulevad. Aitäh, Norbert, ja näeme Paidis. Brent, emotsionaalne võit, emotsionaalne mäng, mäletad üldse viimastest aegadest selliseid? No, ise ütleme, nagu te teate, siis ei mäleta viimasest ajast väga palju, et olen muude asjadega siin tegelenud, aga emotsiooni koha pealt küll, et juba pingilt oli näha, et see on väga-väga emotsionaalne see mäng. Ja näha oli, et vastasmeeskond ei tulnud nagu selle emotsiooniga väga hästi toime, aga meie samas tulime väga hästi toime. Nii et polegi midagi rohkem öelda selle koha. Kirsiks tordil sinu värav, sinu hooaega, nagu sa ise ka siin naljatamisi vihjasid, ei ole neid emotsionaalseid mänge väga palju olnud, selleks on väga konkreetne põhjus. Peale sellist hüpliku hooaega Norbert usaldas sind üsna pikalt, üsna tublisti, paljudele võib-olla arusaamatult, aga sa oled väga selgelt tõestanud selle usalduse. Kuidas praegu hindad oma valmisolekut, vormi, kiirust, millises seisus sa praegu tegelikult oled? No ütleme nii, et hetkevormi ma hindan täpselt nii, et enamus asju, mis ma teengi puhtalt ise ka emotsiooni pealt ja puhtalt selle sama tahtmise pealt. Et me võime nüüd oletada, mis vormis ma siis oleks, kui ma oleksin 8 kuud nii-öelda regulaarselt trennis käinud ja mänginud, et eelmise hooaja lõpp oli mul väga hea, nagu siis ma just nii-öelda hakkas see siuke väga hea vorm tulema. Aga ma arvan, et siin ongi see, et ei ole mõtet oletada, et hetke vorm on see, mis on ja et mu vorm on selline, et ma saan nii-öelda kasulik olla meeskonnale ja polegi muud, et järgmine hooaeg olen täis ettevalmistusega olemas ja järgmine hooaeg lööme uuesti ukse lahti. Vastasidki ära mu viimasele küsimusele. Fännid on küsinud, millal Brent on päriselt tagasi? No täpne kuupäev peaks olema 5. detsember. Millise pataljoni väravasse võivad fännid vastu tulla? Sidestaavi pataljon, jah. Selge, aitäh, Brent!